Erisaatele teeb juba aastaid muret see, et Eesti televisiooni vaadatakse palju vähem kui Kanal 2 või TV3. Kas tõesti need ajad, mil Eesti rahvas istus telerite ees nagu üks mees ja vaatas ETV-st viljaveskit või tipi ja täppi seiklusi jäädavalt läbi? Erisaatele ma paneksin nüüd tõesti seda südamele. Kui teie oma saatesse rohkem seksi sisse ei too, siis erisaate me paneme kinni. Kuna ülemuste ja vaatajate meeleheaks oleme valmis kõigeks, siis asusime asja kallale. Algab Seks tähtedega! Saate žüriisse valisime vaieldamatud asjatundjad, seksifilosoofid Inno ja Irja Tähis. Aga keda te siis võib-olla pakuksite näiteks saatejuhiks sellesse saatesse? Seks tähtedega saatejuht, kes see võiks? Näiteks Vända Gangster, miks mitte? See täitsa juba nimi ütleb vist asja. See naine... Nii, ja miks mitte Anu Saagim näiteks? Vända Gangster ja Anu Saagim. Meil on saatejuht, et mõtlesime just sinu peale, Toomas, et saate nimi on ju Seks tähtedega. Mul viimasele väga kummalised pakkumised. Alles eile oli mingisugune telefonikõneööse. Tere, kas te tahate klubis Marat esineda farmikaabliliga? Mudamaadlus õlitatult. Kas see on nagu mingisugune nali või? Ja kuidas teil on suhe seksiga? Kogemusi on? Kogemusi on vähe, aga olen teinud küll, jah. Ega, võiks teha tähed tähtedega, õpetage noori inimesi täheks saama. Palju ilusam asi, aga mitte mingisugune lolli seda juttu, ma ei taha seda sõna korratagi isegi. Seks. Seks. Öelge korra. Ei ütle see. Mina ei korda seda sõna eeteris. Seks. Jah, ei. Teil on üldse asjast vale ettekujutus. Millest seksist või? Mina pole seda sõna öelnud. Esiteks ma kujutan ette, kui see saade välja tuleb, tead, mis siis juhtub või? Mis siis juhtub? No kurat, Emor ja televiisor ja kaablid ja kogu see... Reiting põhimõtteliselt... See lendab õhku, see plahvatab. See plahvatab. Saad aru?